videolõunatund Nõmme raadios. Ja tere maailm, ongi lõunatund Nõmme raadios ja meie pidustused katku ajal võiks öelda jätkuvad meile ainuomase elegantsi ja kordumatu graatsiaga. Olge tänatud kõik, kes te toetate meie tegevust, meie püha sõda. Ilma teieta, mõjuks katk rohkem kui meie pidustused, aga see selleks. Koos me oleme need tegelased, kes siin teile silma ja kõrva kargavad. Need on täiesti olemas. Ja täna, nagu me kõik teame, on stuudios ei keegi muu kui herr Igor Gräzin ja võt, ütle sa nüüd, aga Igor, ütle ise, millest võiks alustada? No ma alustaksin tegelikult natukene ajaloost. Võtta see meie ühine kaasvõitleja Andres Raid, tema on teisipäeviti või? Tema on esmaspäev. Esmaspäeviti, okei, esmaspäeviti nii Andres Raid. Ja kui ma teda nüüd siin natuke jälle kuulasin, siis oli niisugune värk, et me oleme temaga ikkagi rohkem kui puuda soola koos ära söönud. Ma nimetaksin mõningad olulised asjad. Tegelikult Andres Raidiga meie olime ainsad kogu Eesti ringhäälingu peale ERR, TV2, TV3, whatever, kes rääkisid Saddam Husseini hukkamisest ja süüdimõistmisest, mäletades oli kaua aega tagasi. Me olime ainsad, kes rääkisid sellest, et see kohtuotsus oli juriidiliselt vale. Ja et Saddam Husseini tegelikult hukata ei oleks üldse tohtinud. See oli see aeg, kus Eesti raadiod ja kõik need karjusid, oi ikka, kus on nüüd kole inimene ja need. Oli ja kole inimene, aga see ei tähenda, et teda võib lihtsalt nii suvaliselt, tähendab lihtsalt mingisuguse kapriisi vormis või kapriisi ajal üles puua. Ei olnud peale Andres Raidi ja minu mitte kedagi, kes oleks sellele tähelepanu juhtinud ja pikemalt ka sellest rääkinud. Nii et siis ütleme sel ajal olime meie kogu vabariigi peale ainsad, kes juriidiliselt asjadest midagi teadsid. Nüüd, mis teadsid? Olid vastavalt haritud. Nüüd teine asi, mis mulle meelde tuleb, me oleme olnud temaga ühes EKRE-ga seotud ringhäälingu asjanduses või selles. Ja kuna me rääkisime asjadest nii, nagu nad on ja tegelikult, ja see paratamatult puudutas ka EKRE-t, sest EKRE ei ole ju ka maa peale laskunud hingel, sealt meid löödi koos minema. Siis me oleme olnud selles kuulsas saates, mida kureeris tegelikult Keskerakond ja see oli siis Tallinna TV. Ega sealt meil ka selles mõttes pikka pidu ei olnud, paar aastat oli, aga näeda oli selles, et see telesaate jaam pandi kinni. No ja niimoodi, nii et me oleme tegelikult, siis me veel satume aeg-ajalt haruharva kokku ka sellises telesaates, mida teeb siis pensionäride ühendus või pensionäride liit ja nii edasi. Nii et ühesõnaga meil on ühiseid asju, mida unustada, sellepärast, et meid on ikka minema löödud kuskil 3 või 4 ütleme saateid tootvast institutsioonist ja lõpuks me nüüd siis jõudsime Nõmme raadiosse, mis tegelikult on väga tore. Ja võib-olla selles mõttes, et see on nüüd esimene kord, kus me ei puutu kokku näost näkku, vaid ütleme esmaspäeva ja neljapäeva vahel, mis on iseenesest ka huvitav. Nii et ühesõnaga me oleme vanad semud ja vanad Eesti ringhäälingu ja sükeste elektroonilise meedia ohvrid, keda aitäh, et Margus Lepa meid enda juures peab, aga niisugune on olnud meie ühine mineg. Vaata, siin on see asi ka, et ei tohi olla koorilaulja, võiks olla ikka natuke solisti iseloomu ja ma kardan, et sul ja Andresel seda on. No see ka muidugi, pluss muidugi, esiteks see iseloomu värk, aga teisest küljest see, et kõik need teised saated, millest me praegu rääkisime, on suuremal või vähemal määral ikkagi nii üle politiseeritud ühes suunas, et sinna lihtsalt normaalne keskmine inimene lihtsalt ei mahu ära.
ja ma hakkasin sellest asjast rääkima seoses sellega. Enne seda veel, mulle on Facebookis saadetud üks kiri, kus mu käest küsiti, et mis on need väiksed kollased asjad, mis mul kogu aeg taskus on. Ja ma pean siis ütlema niimoodi, et iga sihukese lehekese peale on mul kirjutatud mingisugune teema, millest rääkida. Ja kui see asi on ära räägitud, siis ma viskan selle kollase lehekese ära. No ja nüüd me siis jõudsime selle kohani, tähendab, mul on siin 1 või 2 lehekese pealt kirjutatud Andres Raid. Muide, üks asi veel, me saame omavahel tõepoolest väga hästi läbi ja mingisugust pahandamist meie vahel pole olnud, küll aga on alati olnud niimoodi, et me oleme ühel või teisel põhjusel üksteisele midagi ette heitnud või vähemalt vastu vaielnud. Nii, ja nüüd ma siis vaidlen selle nädala asja ära sümpaatia ja meeldivusega. Nimelt esmaspäeval Andres Raid kuidagi ütles sellise fraasi, kus oli, et väga paljud meie seadused, mis me omaks võtame, on võetud teistest riikidest ja et see on paha. Minu vastuväide on see on tegelikult väga hea. Sellepärast, et kõik õigussüsteemid, mis Euroopas eksisteerivad ja nii edasi, jagunevad 2 sorti. Sort number 1 on siuke kontinentaal ehk Mandri-Euroopa seadused, need on siis tulenevad otseselt Rooma õigusest, see on 2000 kopikatega ja nende, ütleme, lipulaevaks on Saksa tsiviilseaduslik ehk BGB Bürgerliche Gesetzbuch. Andres oskab sellest paremini rääkida, on ju Saksamaa ja saksa keelemees. Ja selle sisse kuuluvad siis muidugi Saksa kõigepealt, aga sealt pealt kirjutati maha Vene kommertsseadustik aastal 1860-1870. See on siis Rassiska ja Targova ja Ulaženia. See on sealt võetud. Siis sealt samast kandist on võetud Napoleoni koodeks, eks 1804, see on siis Prantsuse tsiviilkoodeks, kehtib tänase päevani muide. Ei ole nii, et parlament tuleb kokku jälle muudab ära. Ikka üks ja seesama ja nii edasi. Ja tänu sellele kuidagi Euroopas on siuke, kuidas öelda, riikide vaheline, inimeste vaheline suhtlemine võimalik, sest me teame, mul ei ole vaja selleks prantsuse keeles prantsuse koodeksit lugeda, et aru saada, mis juhtub siis, kui ma ostan kuskilt kauplusest või firmast, ostan auto, mis läheb 2 tunni pärast katki. Ma tean, mida teha ilma prantsuse keelt lugemata, lihtsalt teades, kuidas on Eestis need asjad, Prantsusmaal peab olema see umbes samamoodi. Ja see on tegelikult äärmiselt positiivne moment. Ja teine siuke õhtumaine õigussüsteem või see on anglosaksi ehk anglo-Ameerika süsteem, mis pärineb Inglismaalt ja mis on edasi kandunud siis, sealt hakkab siis peal Ameerika seadusandlus, sealhulgas ka tsiviilseadusandlus, Austraalia, India ja kõik need, kes olid inglise mõju all. Jällegi hea, et tolles süsteemis inimesed saavad omavahel hakkama ja seadused on kõik teada, alates ostumüügilepingutest, lõpetades testamendi kirjutamise või vangipanekuga. Tähendab, laias laastus, ütleme niimoodi, see, mis asi on kuritegu, on Ameerikas ja Indias ühesugune. Mis on erinev, on see, kui palju sa selle eest saad. Kõrtsis läks kaklemiseks, panid siis teisele matsile litaka ära. Ma oletan, et olenevalt sellest, kui kõva see litakas on, see on siis hakkab ütleme, Ameerikas 6 kuust peale, aga kui väga halvasti läheb, siis kuskil 4-5 aastani. Ma olen täiesti kindel, et Indias sellisel kujul seda paragrahvi ei ole lihtsalt sellepärast, et A, seal oli kõrtse ja B, kui ei ole kõrtsi, siis ei ole ka kõrtsi kaklusi. Küll aga on igasugused muud niisugused asjad. Nii et tegelikult see, et me kopeerime või võtame suuresti üle mingisuguse teise riigi seal, selles ei ole tegelikult midagi halba, see on absoluutselt loomulik ja seda teevad teised riigid ka. Siin nüüd on üks asi, see on natuke keeruline, aga ma väga kiirelt ütlen ära, et tähendab siis, kui me hakkasime oma uut tsiviilseadustik, kus on siis varandused ja asjad tegema, siis meie nüüd tuntud ajakirjaniku, aga väljapaistva juristi Rein Langiga, meie edendasime ikkagi seda ideed, et me peaks üle võtma selle Anglo-Ameerika oma, millel on väga selged raudsed eelised ja kuna me lihtsalt teadsime seda nii hästi ja nii edasi. Aga meie kaotasime, tähendab, võeti üle see
Saksa süsteem ja nüüd jah, kellele meeldib, kellele mitte, aga see Saksa süsteem on meil olemas, töötab ja jumal temaga, meil ei ole mitte mingisugust põhjust ega alust arvata, et see ülevõtmine on halb. Vastupidi, mõned need kohad, mis on üle võtmata jäänud, võivad tekitada probleeme. No üks hästi tubli mees ja meie advokaat Paul Varul, kes on meie pankrotiseaduse isa ja nii edasi, tema tegelikult süsteemi võttis ta sakslastelt, aga sisu võttis ameeriklastelt. Ja nüüd meil siis on pankrotiga need terve rida probleeme. Kusjuures ka mitte täielikult. Ma toon ühe näite, mis Anglo-Ameerikas on ja meil ei ole ja tekitab jaamasid. Pankrot. Kuidas nüüd pankroti see haldamine ja kuidas see värk käib? Ameerikas on nõnda nimetatud 7. ja 11. peatüki pankrotid. See esimene, see 7. peatüki, 11 pankrot on sama, mis meil on ja sealt on see siis läbi sakslaste meile tulnud. Aga see 7. on midagi, mida meil ei ole, aga võiks olla. See on nüüd see koht, kus inimesel on või firmal on pankrot, aga tema vara kallale veel ei minda. Võt siin on firma, ei ole võimeline oma võlgu maksma ja nii edasi, tal on need suured võlad. Ja kõik see vara, mis sellel firmal on väiksem kui kõik võlad, mis sinna tagant järele, mis ta peab hakkama ära maksma. Ta on võlgu 100 000 ja tal endal on 10-15 000 ainult seal, ma ei tea, lehmad ja laudad ja värgid nii edasi, 10-15 000. Nüüd siis tavaline pankrot on see, et võetakse 10-15 000 pannakse aresti alla või pankroti halduri alla ja hakatakse nendest võlgasid maksma nendele, kellel võlgu oleks tavaline pankrotimenetlus. Nüüd Anglo-Ameerikal on üks konks, mida meil ei ole, aga mis on tegelikult, kui me räägime praegu kapitalistlikust ja sellist ettevõtjasõbralikust ühiskonnast, oleks meil tegelikult vajalik. Ja oleks meid õigel ajal kuulata võetud selle langiga, siis oleks meil üks oluline muutus. Nimelt 100 000 olen võlgu, 10 000 mul on. Artikkel 7 ütleb, et need 10 000, ma võin neid käsutada enam-vähem nagu ma ise tahan. Võt sellest ma maksan võib-olla ära sellele, aga jätan maksmata teisele. Selle asemel, et nüüd see raha kuidagi laiali pilduda, mille ma pean ära maksma, ma võib-olla ostan endale uue lehma või ma ostan endale uue lauda või ma palkan endale uue lüpsja või midagi taolist. Ühesõnaga selle alles jäänud rahaga antakse mulle aega 3 aastat tegelda nii, nagu ma tahan. Lootuses, et ma mängin sellest võlast ennast kuidagi välja. Ühest küljest on pankrot selles mõttes, et ma ei tohi oma vara müüa. See 10 000, ma olen ikkagi ju nendele võlgu. Küll aga tohib selle rahaga sehkendada ja õiendada nii, et võib-olla ma saan korda. Selle idee ongi ehk ameerikalik. Tähendab, ameeriklaste arusaam on niisugune, pankrot on uue ettevõtte esimene alus. Pankrotist algab uus business. Ega siis ilmaasjata kõik ei räägi seda ja see, et näed, Donald Trump, Donaldi poiss on meil 6 pankrotti üle elanud, tekib küsimus ja meil muide veel ongi inimesed küsinud, aga kuidas ta saab olla, kui tal on see, tal on olnud paragrahv 7 või 7. artikli pankrot, mis ei võta tema käest vara ära, aga annab talle 3 aastat see värgindus kuidagi korda teha. Mis seal öelda? Ongi korda teinud. Nüüd miks ma hakkasin sellest rääkima? See on lihtsalt üks näide, kus ütleme Euroopas on ühtemoodi, Anglo-Ameerikas on teistmoodi ja nii edasi. Ja tähendab selle motiivi või see põhimotiiv on see, et kui me kirjutame midagi teiste pealt maha, siis see ei pruugi sugugi halb olla. Ja vastupidi, kui me kirjutame midagi maha sakslaste, prantslaste pealt, või kui me hakkame mingil määral meie riigikohust näiteks järgima seda, kuidas toimuvad pretsedendid USA-s ja nii edasi, siis see ongi õige. Sellepärast, et seadus ja õigused on midagi taolist nagu kujutav kunst. Ega ei saa ju öelda, et kui Mona Lisa on üks kord ära pinseldatud ja see pilt on olemas, et siis keegi teine ei tohi enam Mona Lisat teha.
Täpselt samamoodi on mitmete teiste asjadega, kui ühes kohas on relatiivsusteooria välja mõeldud, ega see ei tähenda seda, et relatiivsusteooriat tohib ainult Šveitsis või USAs kasutada. See on muide ka halbade asjadega. Pärast seda, kui Oppenheimer tegi tuumapommi, siis läks veel aega mööda, tegid venelased ja kes iganes. Nii et selle asja nimi olekski võib-olla siuke tsivilisatsiooni areng või nii et see oli nüüd ühe sõnaga minu vaidlus Andresega või mis vaidlus, lihtsalt siuke alternatiiv, et mitte alati ei ole maha tegemine või see ei pruugi tingimata halb olla. Seda kindlasti, aga ma paneksin sulle siia vahele ühe väikese torke. Sinu jutt keerutas kangesti sinnapoole, et tegelikult põhiseaduste, riikide põhiseaduste unifitseerimine teatud piires oleks mõttekas. Ja see, mis sa rääkisid pankrotist, see kõik on ilus ja hea ja minu meelest vaata see paragrahv 7 või artikkel 7 pankrott, see on kaudselt, kaugelt seostatav meie põhiseaduse preambuliga, sest selline käitumine võib olla pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus. See ei tee nii, et ei ole ärimeest, ei ole probleemi. Lõika! Ja ei, vaat siin nüüd ongi see küsimus, tähendab, see võib-olla ongi ka meie teataval määral ikkagi suur probleem on see, et ühest küljest, kui ma tsiteerin oma koolivenda Paul Varulit, kes selle pankroti asjadega tegelikult peaaegu nullist peale hakkas 90. 91. 97. aastal, on meie pankrotiseadus on küllaltki kõvasti võlgniku poole kaldu. Et võlgniku käest raha kätte saamine on mõningatel juhtudel üksigu keeruline. Ta peaks olema tasakaalustatud, nii et siin on õigused ja siin on õigust kohustused ja nii edasi, nii edasi. Meil on niimoodi, et tähendab, et selle olukorra tekitamine, et võlgnik hakkaks raha maksma, on siuke kehvapoolne. Tähendab, me oleme siia teisele poole, aga ega me ei teadnud seda ja ei teadnud ju ka Paul Varul tol korral, kuidas see tasakaalustamine tuleks ära teha ja nii edasi. Ainus asi, mis selle kasuks tuleb siis öelda on see, et juhul kui võlgnik on ja võlgnikud on näiteks firma, ettevõtja, vabrik, konsortsium või midagi, kui me anname talle mingil määral selle hingamisruumi ja võimaluse ja me näeme, et võlgnikul läks siin kohal viltu, investeeris valesti, tule taevas appi, tegi ostumüügilepingu, tal oli vaja hankijat saada, kelle käest ta saab toorainet, too läheb pankrotti. Või siis veel, näiteks seal samas selle võlgniku puhul võib kerkida probleem. Näiteks juhatuse esimees osutus kurjategijaks, pätiks ja kaabakaks ja tähendab, kes sahkridas minema ja nii edasi, nii edasi. Mõte on selles, et kui need asjad niipidi juhtuvad ja niimoodi on, et siis tegelikult võlgniku, mitte igaüks võlgnik tule taevas appi. Meil on ju sulisid ja kaabakaid ja keda iganes ilmtäis. Aga on ka neid, kellel on lihtsalt läks kehvasti. Ja kui nüüd kohtunik ja pankrotihaldur näevad, et küsimus on selles, et läks kehvasti, siis tema võimalus hoida teda businessis sees võib olla tegelikult kasulik. Ma toon näite, kus ta ei ole kasulik. Sellest on ka siin juttu olnud, on Rail Baltic. Kui Rail Baltic vastu taevast lendab, siis teda päästa ei tohi. Tähendab, on läinud vastu taevast, mingus on meie maha visatud raha ja las olla. Samad asjad võib olla, muide see tuletab veel ühte Andrese juttu meelde, kus me oleme ühel meelel nii ja naa, on see, kus Andres ütles, et kui me räägime, et kust raha võtta meie majanduse jaoks. Ja üks variant selle raha võtmiseks tähendab esimene, täiesti selge, on Rail Baltic. Rail Baltic, mida ei ole vaja, millest me oleme rääkinud, aga meil täna tõenäoliselt selleks aega ei ole. Aga Rail Balticu raha 10 miljardit on igal juhul see raha, mida meil oleks vaja teiste asjade jaoks. Pensionid, mis pensionid, võtame siia juurde, lisaks pensionidele veel terve rida teisi asju. Tervishoiusüsteem, mis praktiliselt logiseb tegelikult praegu igast kandist. Arstide puudus, igasuguste
muude meditsiinitarvikute ja nii edasi, noh, puudujäägid ja nii edasi. Meil on kuhu seda raha panna ja selles mõttes Andresel on absoluutselt õigus, et see Rail Baltic ja see on ju noh, nagu jumalast antud see koht, kus raha vaja ei ole sellisel põhjusel, et Rail Balticut ennast pole vaja. Aga nüüd oli üks teine koht, mis Andres huvitavalt ütles, noh, et me saame aru, et loodust on vaja kaitsta ja et rohelised on ikka ka nagu õige asja eest väljas, no ei ole. Ei ole mingil juhul. Sõda käib, tankerid sõidavad, plahvatused tos, rohelised vait nagu nunnad saunas. Absoluutselt. Ja noh, kui me vaatame kõigi nende teemade peale, et selline maduuss või paeluss kaob ära, või siis meil on Tartus Tiigi tänaval on see Koidula tamm, selle maja õues, kus Jansenid Tartus elasid ja nii edasi, et siin on midagi nii edasi. Kui me tegelikult sellest asjast edasi lähme, sealhulgas ka metsa asjade ja sellega, siis on see üks muster näide, kus me kulutame rahasid või õieti jätame raha teenimata täiesti idiootsetel eesmärkidel. Tähendab rohelised oma olemuselt, see on jällegi teema oma, et mul nüüd ei ole kaasas, aga sellest on üks väga tore raamat kirjutatud, et üldiselt et igasugune roheline liikumine on korruptiivne oma olemuselt. Ja selles mõttes meil on siin Andresega väiksed hälbed, sest Andres küsis, no jah, et me ju muidugi saame aru, et mingisugust rohelist asja, no ma ütleksin, kulla Andres ja kulla Margus, saage aru, kui te tahate, aga mina sellest aru ei saa. Sest ainus asi, kui me looduse ja kujuta ette, kui palju lisaraha hakkab tulemas, et me ei kuluta teda mingite mõttetute projektide peal. Noh, võib olla üks lugu, millega ma puutusin lihtsalt kokku sellepärast, et mul sama koridori peal oli uks, kus töötas üks poiss Notre Dame'i ülikoolis. Muide kah see keskkonnaõigus ja muud värgid ja noh, mõnikord ikka, siis ma veel tegin suitsu, mõnikord õues tegime suitsu, rääkisime, mis sina teed, mis mina teen. Ja ta rääkis ära täiesti vapustavalt loo, mis puudutas Tennessee osariiki. Ja Tennessee osariigis oli siis ka nüüd, kus hakati suurt tammi ehitama selle elektri tootmiseks ja mida iganes. Ja kui pool tammi oli valmis, siis leiti üles, et miks ma nimetasin, seal oligi seal tammi juures all ja kõrval elas üks mingisugune uss, mis nagu ma aru sain 50 centimeetrit pikk, kole ja inetu ja no absoluutselt mitte midagi. Aga see on ainus koht maakeral, kus see uss elas ja tammi ehitus pandi kinni. No võt see on siis nüüd näide. Mul ei olnud aega enne siia tulekut, ma arvan, et ma oleks selle ussi nimegi üles leidnud, kuigi ma teadsin teda ainult ladina keeles ja see keskkonnaprofessor ja nii edasi. Noh, tema seletas ja iga kord, kui sellest ussist rääkima hakkas, läks ta nii vihaseks, et tatt lendas. Aga ma võin öelda, tähendab, kes oli see firma, kes selle ussipulli üles leidis ja selle ehituse kinni pani. Selle nimi on TVA ehk lahti seletatult Tennessee Valley Authority. No see on siis meie mõistes nagu Tennessee selle oru või jõeoru amet või midagi taolist. No teine lugu, mida me teame, täpselt seal ma korra nimetasin, see on see Koidula õnnetu puukene seal Tartus ja nii edasi. Tegelikult rohelisuus on oma olemuselt korruptiivne selles mõttes, et on olemas asutused ja firmad, nagu see TVA ja teised, kes tegelikult selliste projektide pealt teenivadki. Kui keegi tahab sinna midagi ehitama hakata nii edasi, siis nüüd oleneb sellest keskkonnakaitsest, kas me lubame või me ei luba. Vetoõigus. No sisuliselt vetoõigus ja vaata kõige hullem lugu ongi see, et ta ei ole vetoõigus, ta on, ühesõnaga see on see, kus kihutatakse üles avalik arvamus. Ma arvan, et kui me siin samaski majas ja siin eemal, siin on 7-8 firmat, üks on siin mehaanikatöökoda ja mööblitöökoda ja mis iganes siin 2 ust sinust eemal tehakse šokolaadi ja mida iganes. Ma arvan, et kui me kõigi nende meeste käest siin küsime 5 minuti jooksul, kas loodust on vaja kaitsta või ei, no siis me saame vastuse kätte, eks ole, muidugi on vaja kaitsta. Kes ütleb, et ei ole?
ma ütleksin, et loodust ei tohi rünnata, mitte et teda on vaja kaitsta. Bingo, sul on 100% õigus. Tähendab, ma arvan, et Andres arvab seda sama, mida minagi, aga mul lihtsalt nii hakkas külge, kuna ta oli selle sõnastas. Ja ma ütlesin, lihtsalt jumal, et kallis Andres, et vana kaasvõitleja, et kuhu me nüüd jõudnud oleme, kas sa oled siis nüüd roheliseks hakanud, kui on, siis ma ütlen oma tutvuse üles. Aga tegelikult muidugi see, mis Andres mõtles ja see on tegelikult õige, see on just täpselt see, mis sa praegu ütlesid. See on niisiis see koht, ütleme niimoodi, et see, et me nüüd kaitseme Niina igasuguseid hullusid asja eest ei saa nii edasi, et seda ei oleks vaja teha. See ei tähenda seda, et me tohime loodust risustada. See ei anna meile õigust pilduda naftat ja mida iganes jõgedesse ja pilduda prügimetsa alla ja mida iganes. Kusjuures sellega meil peaks Eestis olema laias laastus kõik korras, jumal tänatud, ilma rohelisteta, täitsa ilma rohelisteta. Nimelt, tuleme tagasi selle Vene Varei laevastiku juurde ja selle parsa juurde, mis jäi siia Soome lahti seisma ja millele läks meie oma kallale. Või õieti läks teda seal piirama ja minema susima ja nii edasi. Meie merejõudude kaater ja laev. See on miljon põhjust. Alates sellest, et naftavedu Venemaale ja Venemaalt on sanktsioonida. Seda lihtsalt elementaarselt ei tohi teha. Teiseks nad olid mingisuguse väikse nõksuga sisse sõitnud isegi meie territoriaalvetesse, mis on täiesti keelatud. Nüüd siukese suure laeva sees võib olla ka kõikvõimalikke sõjakraami. Kui me mõtleme selle peale, kuidas ukrainlased või autodest tulistasid rakettidega, tähendab, kus on garantii, et selle sama parsa küljes. Need on kõik arusaadavad põhjused, aga nüüd tuleb see, et tuleme tagasi selle meie rohelise jutu juurde. Need parsad, mis praegu ringi sõidavad siin Soome lahes, on valmistatud aastatel 1960, 61, 62, enamikul juhtudel nad on valminud Poolas. Firma nimi on Zakladna Remontova, kes on teinud meie tõllud ja piretid ja nii edasi koos türklastega. Ja nad on, ei tea, mis ajal. Seda remontovat selles vanas mõttes lihtsalt enam ei eksisteeri. Siin ei ole isegi kellegi käest midagi küsida, et mis me selle laevaga teeme ja kuidas. Lihtsalt kõik need tarvitamisõpetused ja juhised ja nii edasi, need lihtsalt on kadunud. Seda Poola kommunistlikku Poolat lihtsalt enam elementaarselt enam ei ole. Ja poolakad on muidugi öelnud, et need parsad tegelikult ei tohiks üldse sõita. Mida poolakas veel saab teha, mis ta läheb, siis lendab talle järele või pommitab. Poolakas ei saa midagi muud teha, ta saab hoiatada, mida ta on ka teinud. Aga riskimoment seineb selles, et need laevad on kõik ühekordse plekist või rauast kerega. Tänapäeval nõutakse, et peab olema 2. Ühesõnaga, siin on 1 kere ja siin on siis nüüd teine. Ja tänapäeval veel tegelikult nõutakse sageli, et peab olema veel ka 3. ehk 3-kordne kere. Point on väga lihtne. Niipea kui see ühekereline see Vene sigadus kuskile vastu sõidab, siin ei ole vajagi rääkida mingitest ankrutest või asjadest, mis on omaette ooper jällegi. Aga niipea kui see oma kerega sõidab kuskile minu pärast madalikule või mingisuguse kaljurahnu või millegi selle vastu, siis juhtub see, et tema see ühekordne kere, seal on siis nüüd auk sees. Ja kui on auk sees, siis me tegelikult teame, mis juhtub. Titanic, eks ole. Oli ka ju hirmus kõva raudkere ja nii edasi, aga läks põhja nagu kolksus. Aga siin on nüüd vähe sellest, tähendab, mitte kellelgi poleks midagi väga selle vastu, kui Vene parsa põhja läheb. Kuigi ka see on omaette nii ja naa küsimus, aga sealt põhjast saaks ta lahti keevitada, saaks raua kätte ja nii edasi. Aga hull asi on see, et niipea kui see ühekordne kere on auklikuks tehtud, sealt voolab nafta välja. Kusjuures nafta mitte seal ühes sellest august, vaid tõenäoliselt on see auk erakordselt suur. Nii et nafta mitte ainult ei voola välja, teda voolab välja palju ja 3. hullasi, ta voolab kiiresti. Tuleme tagasi selle kunstilise filmi Titanicu juurde. Seal on ju näha, kuidas see mõra või see auk Titanicus tekib. Seal on ju näha niimoodi, et nüüd on see jääpank, seal vee all suurem tema osa ja siit tuleb nüüd Titanic.
ja Titanic läheb piki seda jääd mingisuguse aja. Seal peaaegu minuti või midagi. Ja alles siis see, nad tahtsid ju kohe ära pöörata vasakule, aga nad ei saanud. Ja alles siis, ütleme see jää, mis tekitab augu ja see kere, alles siis nad lähevad omavahel lahku. Eks ole, sama lugu Vene parsadega siin samas Soome lahes. Egas nad ei tee seda ühekordset pauku, millega saaks midagi ehk veel ette võtta. Kusjuures muidugi hullu on veel ka see on nüüd veel, meil oli 3 põhjust, nüüd mõtleb 4. põhjus on veel ka see, et venelastel ei ole kalduvust oma sigadusi üles tunnistada. Tähendab, niipea kui see isegi väike augukene või see auk seal kuskil ära käib, siis eeldada, et see mingisugune tont teab, kust kohast võetud kapten Singapurist või kust iganes, et see nüüd kohe teatab Eesti kaitsejõududele või soomlastele, et vot mul nüüd juhtus see. Sellest seal on see sama põhimõte, et see Papa Nüüman filmist Tuli vesi, siis kui ta seal hakkab ostma seda mingit saksa laeva ja nii edasi, siis ta ütleb selle fraasi, mis käib ka nende vene parsade kohta. Papa Nüüman ütleb, nagu meil Shanghais öeldi, iga lits kiidab oma perset. Ja siin on nüüd täpselt see sama koht. Tähendab, lihtsalt uskuda, et nüüd venelane ütleb, me kogemata meil läks halvast. Kui nad teevad ükskord, aga olukorras, kus sõda veel käib ja nii edasi ja kus see ideoloogiline propaganda teema on ka väga üleval. Vot. Ja sellega me siis lõpetame meie ühise teema Andresega seoses rohilastega. Aga rohilastega siis niimoodi, et me ei ole kumbki Andresega nõus, et ümbruskonda võib lihtsalt täis situda, ei tähendab täis situda, muide just tohib, aga ei tohi plastikaate sinna pilduda ja nii edasi, et see, et me peame hoidma, aga see ei tähenda, et me võime kaasa minna igasuguste hullude roheliste ideedega. Iseenesest huvitav, et rohelised ei protesti selle sinu lemmiku Rail Baltica vastu, mis keerab siin ju jube lugu. Siin mul on Rail Baltic ka kuskil olemas, aga oota, lähme, mul on siin ühed veel. Lähme siis nüüd edasi. Tähendab, Kuku raadios on üks saade, mille nimi on Olukorrast ajakirjanduses. Väino Koorberg ja minu sõber Rein Lang. See on ka muide esmaspäeviti nii nagu Andres Raidki. Nii et ma väga soovitan alguses kuulake Andres Raid ära ja pärast seda tuleb Olukorrast ajakirjandusest Kuku raadiost. Ka väga sellise viisaka ja aruka ja tasakaalustatud sellise poliitilise hoiakuga ja nii edasi. Aga nüüd me ei räägi nendest. Nüüd me räägime hoopis Eesti raadiost ja Eesti Rahvusringhäälingust. Nimelt 1. juunil anno domini 2025 kell 7 õhtul Tondiraba hallis leidis aset sündmus ja selle sündmuse nimi oli Eesti korvpalli meistrivõistluste finaalmäng. Ja mängisid siis Tallinnast Kalev Cramo ja Tartust Tartu Ülikool Max Moritz. Lugu oli eriliselt huvitav sellepärast, et tähendab see finaali mäng ja see finaali otsustus käib niimoodi, et on lõpus nõndanimetatud play-offid ehk mängitakse kuni 5 mängu ja võidab see, kes saab esimesena 3 võitu kätte. Nii et igatepidi. Kusjuures, mis oli äärmiselt omapärane, oli muidugi see, et TRÜ Max Moritz võitis Kalev Cramot 2 mängus, mis on suhteliselt nagu ebatavaline, isegi kõik kommentaatorid ja nii edasi, ebatavaline. Ja nüüd tekib siis see 5. mäng. 5. mäng lõppes, tähendab esimesed 3-4, esimesed 3 võeti aega või veerand aega, mäng oli väga võrdne, aga lõpus siis võib öelda niimoodi, et Kalev Cramo sooritas teatava läbimurde ja võitis ja Kalev Cramo tuli Eesti Vabariigi korvpalli meistriks. Seis
91-75. Nüüd need, kes natuke jälgivad korvpalli, saavad väga hästi aru, et seal lõpus pidi toimuma midagi väga ebatavalist. Sest kui kogu aeg oli niimoodi 2 punkti sinna, 2 tänne ja nii edasi. Ja siin on nüüd praegu praktiliselt on siis 16 punkti vahet viimase 15 minuti jooksul. Seal pidi juhtuma midagi. See pidi olema midagi väga olulist, midagi äkilist ja midagi kohutavalt huvitavat ja põnevat. Aga nüüd tuleme tagasi siis olukorra juurde ajakirjanduses. Ühesõnaga juhtus nii, et ETV otsustas, et ta seda mängu üle ei kanna. Ja selle asemel, et nimetatud mäng üle kanda, oli mingisugune saade, kus olid siis 2 sellist TV-staari, rääkisid omavahel, kui head nad on ja kui kõvad nad on ja kui tore see kõik on ja nii edasi, ühesõnaga sisuliselt mõttetu, sisutu jama. Need olid siis Reet Linna, eks ole, see vana telerežissöör ja nii edasi. Ja Vahur Keresna, vana kommentaator. Niisiis, siin meil on siis korvpalli meistrivõistluste finaal, mida üle ei kanta. Ja siin on meil siis Reet Linna ja Vahur Keresna, kes ma ütleksin niimoodi, ei puutu nagu üldse asjasse. Siin koha peal küsiksin minagi, et mis see televisiooni kontseptsioon peaks olema, ma jälestan seda sõna. Aga ma saan sinust aru, mida sa mõtled. Tegelikult ma vastan sulle, see kontseptsioon vähemalt, mina ei vaata televiisorit, see on minu eripära, tähendab, ma läksin ja lükkasin teleka sisse sellepärast, et ma teadsin, et see finaalturniir tuleb ja ma tahan teda vaadata. Eks ole, ega ma vaatan ka rohkem ikkagi Fox Newsi ja CNN, BBC ja nii edasi, seal on nagu rohkem tase mõnevõrra kõrge. Aga jah, sul on 1000 õigus selle koha peal. Vaata, eks ole, seal, kus meie põhiseadus päris algusest räägib, et me peame oma kultuurist ja igasugust sellist asjadest muudku hoidma ja arendama. Rahvuse, keele ja kultuuri. Nii, sport on kahtlemata kultuuri osa. Ja ma väidan vastupidist, et ei Reet Linna ega Vahur Keresna ei ole kultuuri osa. Ja kui nüüd selline valik ja see on tehtud, siis ma ei tea, kas siin oli meelega mõeldud, et eestlastele mingi käru selga keerata või oli siin mingisugune teine põhjus, millest mul on võimatu aru saada. Et aru saada, mida tähendab korvpall Eesti rahvale. Paneme jälle need Keresnad ja need sinna kõrval. Mis asi on korvpall Eesti rahvale? Kui ma hakkan sulle lihtsalt loetlema nimesid oma noorusest ja lapsepõlvest, siis need nimed on ju kõik sellised, et see on mitte vähem tähtsad kui Kalevipoeg. Jaak Lipsoo, Priit Thompson, Aleksei Tammiste, Anatoli Krikun, Jaak Salumets. Kui see ei ole Eesti legend, siis mis on? Ja ma mäletan seda 67, 89. Kalevi, siis muide Kalev oli Tartu Kalev, mitte Tallinna, Tartu Kalev. Siis Tartu Kalev tegi trenni praeguses Tartu Maarja kirikus, ehk tol korral oli see Eesti Põllumajandusakadeemia võimla, kus oli ainus täie mõõtmetega korvpalliplats ja nii edasi. Ja seda, millal neil on võimla aeg ja millal nad teevad trenni ja nii edasi, igaüks, kes sellest mööda jalutas, näiteks läks kas või ekraani kinno või midagi, teadis alati, Kalev teeb trenni. Selleks on mitte midagi muud vaja. Tähendab, kogu see plats oli täis Volgasid, Pobedasid ja mida iganes, siis sellega siis härrased tulid mängima. Ja veel edasi, eks ole, Ilmar Kullam, kes oli tol korral Tartu Kalevi treener ja oli ühtlasi ka dotsent. Meil on sellest juttu olnud Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskonna dotsent ja nii edasi. Tartu aastate üks kõige tähtsam sündmus, tol ajal ei olnud igasuguseid asju, see on uusaastapall ja ma ei tea, mis iganes. Lihtsalt igaüks Liina kodus ja oli ka lahe olla. Aga aasta sündmus Tartu linnas, Tartus
olid Tartu korvpalli meistrivõistlused. Tartu linna korvpallimeistrivõistlused, see on ühe linna, väikse linna korvpallimeistrivõistlused, sest oli klassikaline finaal, oli Tartu Ülikool ja Eesti Põllumajandusakadeemia. Ja see oli peaaegu alati nii. No sinna hulka kuulus veel igasuguseid võistkondi, kes mul praegu meelde tuleb, on tähtis korvpallimeeskond, oli Tartu Katseremont seal. Et asi veelgi põnevamaks läks, Tartu korvpalli asjades oli teataval määral siuke ameerikalik korvpalli management olemas. Tähendab, ma ei mäleta kellega see oli, kas oli peaaegu, et Anatoli Krikuni ja veel kellegagi, tähendab, kus Tartu Katseremont ostis endale korvpallurid sisse. Tähendab, ta võttis lihtsalt selle Tartu Kalevi küljest selle asja ära. Ja Tartu Kalev oli omakorda, oli siis EPA ja Tartu Ülikooli sellest koondist koos. Seda selleks, et vaadake, me ju rääkisime sellest, et issand jumal, need aeg ja paha ja värgid ja nii edasi. Korvpall oli üks väheseid asju ja täiesti selgelt asju, mida tartlased ja eestlased pidasid oluliseks juba siis, kui me räägime 67, 68, 69. No mida ma veel mäletan on see, et ikka käisime vaatamas ka neid meistrivõistlusi Tartu omi. Ja seal on siis nüüd niimoodi, et esimesel korrusel selle platsi kõrval oli 1 või 2 võimlemispinki, niisugused, ütleme, kus sa istuda. Rohkem ei saanud sellepärast, et platsi ja seina vahe oli nii väike, 2 pinki see siin. Aga siis meiesugused väiksed tatninad, meie käisime seal teisel korrusel, kus oli siis rõdu. Ja kui ma nüüd praegu mõtlesin natukene nende korvpalli asjade peale, et mis mul Tartust meelde jäänud, mis mul Tartust meelde jäänud korvpallist, lihtsalt visuaalpilt, mõttetus ei ole mingit tähtsust, aga ma ei saa midagi teha, ma panen silmad kinni ja ma kujutan seda praegu täpselt ette, kuidas see siis välja nägi. Esimeses reas selle kitsa pingi peal istus alati ei rohkem ei vähem kui Kaarel Ird. Ja kuna ta oli väga pikk mees, siis ta selle pingi peal istudes, ta tulid põlved, vastu lõuga ta ei saanud. Aga siis ta sirutas oma pikad koivad välja, nii et see oli tegelikult, ütleme, mingi veerandi platsi peal, seal tema välja sirut. Aga toint sellega, muidugi keegi ei pahandanud, aga ja korvimehed ei pahandanud ega midagi. Aga mis mul nüüd sealt meelde jäi, oli see, et ta sirutas need jalad ütleme, niimoodi välja. Ja siis seal, kus lõppesid tema püksid ja algasid kingad, seal oli üks vahe. Ja seal oli näha tema helesinised nõukogude aluspüksid. Ja nende eripära oli siis ka selle, et seal oli ka suur tutt, see sinna pähe seotud ja nii edasi. Ma ütlen mõttetu, aga see on visuaalne mälestus, eks ole, mingisugusest ajast, kui ma olin 15, 16, 17 aastat vana. Aga tuleme nüüd selle sama meie teema juurde tagasi. Tähendab veelgi, me nimetasime ühte filmi, nimetame teise veel siia juurde. Tallinna filmis tehtud film Malev. Kalev, mitte Malev, vaid Kalev. Kalev, jah. Ja seal on siis peategelane on seal just seesama Jaak Salumets, keda mängib Mait Malmsten. Ja ühesõnaga kogu see lugu, see tema viimane hooaeg, kus nad mängisid. Ja see näitab jällegi seda sama, kui tähtis on korvpall ja Kalev olnud Eestile. Sest kõige tähtsam see lõpp oli seal ja selles mõttes väga huvitav. Kalev oli selline, ütleme niimoodi, siuke 4., 5., 6. kohamaa sats, mitte kehvemaks ei jäänud, ettepoole ei tõusnud. Ja seal oli alati mingisugune standardne komplekt, oli Tbilisi Dünamo näiteks, oli seal Jerevani Ararat, seal Alatšatšan, kes mängis seal, Kiievi Dünamo, AKSK Armee Keskspordiklubi, Belov, 2-meetrine hiiglane ja nii edasi. Nii et see oli nüüd üldiselt see seltskond, mis kuidas nüüd öelda, praadis omas mahlas. Üks kord võitis üks, teine kord teine. Kõige sagedamini muidugi võitis AKSK, kellel oli võimalus endale väga häid mehi igalt poolt tõmmata.
aga teine väga hea meeskond oli, kes oli kogu aeg võidu ääre peal, aga nagu kuidagi ei saavutanud seda, oli Moskva Dünamo. Seal oli siis ka väga kuulus mängija Žigili, kes mängis seal. Nii, ja no ühesõnaga Nõukogude Liidus kogu see aeg, see katel nendest meeskondadest, mis ma siin praegu nimetasin. Aga juhtus nii, et 90. aastal mitmed meeskonnad langesid välja. Nende hulgast tõenäoliselt üks kõige kuulsamaid ja tähtsamaid meeskondi Kaunase Žalgiris. Kaunase Žalgirises mängis jällegi kuulus mees Arvidas Sabonis, tolle aegne parimaid mängijaid. Ja seal oli veel mingisuguseid jamasid, oli küll oli seal Sverdlovskis mingisuguse meeskonnaga, mingi jamas Sverdlovski Traktor oli vist selle nimi. Ja olid igast nii nagu nad olid. Ühesõnaga see sats, see kõige kõvema 10 sats jäi vähemaks. Ja jäigi selle 5 juurde, mis ma siin alguses nimetasin. Ja siin tekkis unikaalne situatsioon, et juhul kui Kalev mängib normaalse mängude seeria, tähendab, ei kaota mõnedele ja võidab siin ja seal ja hoiab ennast heas vormis, siis Kalevil võib hakata hästi minema. Ja muidugi siia juurde panna tähendab Jaak Salumets, kes on ikkagi ütleme Eesti tippmängijaid, treenereid ja pedagooge ja psühholooge, kuidas ta meestega asju ajas. Ja lõpuks läkski nii, et 90. aastal tuli Kalev Nõukogude Liidu meistriks. Oodata, ma ütlesin 91. aastal tuli Nõukogude Liidu meistriks. Asi, mida ta ei olnud kunagi suutnud ega saanud teha. Ta oli kogu aeg seal üleval, aga seda viimast sammu ei olnud. Aga siin nüüd oli, tähendab, siin oli miljoneid asju, poliitika, siis kindlasti patriotism, poisid olid Eesti väge täis ja nii edasi. Siis mul ei tule praegu selle poisi nimi meelde, kelle nad tõid ühe mängijat viid Peterburist veel sisse ja nii edasi. Nii et ühesõnaga läks nii, et kogu selle Nõukogude aja oli Eesti korvpall olnud tipus, aga ta ei olnud kunagi võitnud. Aga siis nad võitsid. Ja see oli siis ka nende viimane etteaste, sest pärast seda juba Nõukogude Liit lagunes ära, ega meistrivõistlus enam ei korraldatud ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Ja kogu see story on sees nüüd äsja tehtud filmis Kalev. Koos kõigi nende tausta probleemidega ja mis seal kõik olid, seal olid ka igasugused äraostmise katsed ja asjad ja nii et ühesõnaga Kalev tegelikult lisaks sellele, et ta lihtsalt võitis, ta oli ka võib-olla isegi ainukene tegelikult lõpuni aus meeskond. Okei, nüüd see värk oli siis ära. Ja seda ma räägin selleks, et me saaksime aru, et mida tähendab korvpalli eestlasele ja Eesti inimesele. Ja kui meil nüüd jookseb välja ideaalne finaal, kus meil jookseb välja tegelikult 2 enam-vähem võrdvõimelise meeskonna dialoog väljakul, et siis Eesti Televisioon leiab, et dialoog dialoogiks, aga Vahur Kersna ja Reet Linna, laske käia. Kusjuures muide, mul ei ole nende kummagi vastu mitte midagi, tõsi küll, ma ei ole kummagi saateid näinud. Aga kui nad räägivad, et kui Kersna kiidab, et kui head saated Reet Linna teeb ja need, ju siis nii ongi. Pole midagi parata, ei ole näinud ei seda ega teist. Aga ma väidan, et isegi seda ja teist nägemata ei ole nad kõrvutatavad Kalevi meistrivõistluste finaaliga, finaalmänguga. Vabandust, ma ütlesin jälle Kalev, tähendab Eesti korvpalli meistrivõistluste finaaliga ei ole kõrvutatavad. Ma lisaksin siia juurde, et Linna ja Kersna võivad televiisoris olla
364 päeva aastas. Noh, kui nad on juba sellised televiisori peremehed ja kõik, 364 iga päev, räägi millest tahab. See on sinu televisioon, kaamerad, mängud paneme käima, jälle räägime. Ja paneme jälle käima ja paneme jälle käima. Kusjuures muidu huvitav on see, et ma ei vaadanud seda ka päris korralikult, seda nende saadet. Aga mind hämmastas tegelikult üks väike asi veel. Eesti televisioonis on pärast Urmas Oti surma olnud tegelikult ainult üks silmapaistev ja kõva reporter, jutusaadete vestja ja nii edasi, Aarne Rannamäe. Ta suri väga noorelt. Aga tema oli tegelikult ainukene, kes ehk pärast Valdo Panti ja Urmas Otti on see tipptase. Igal juhul see Linnakersna saates mul jäi selline mulje, et nad Rannamäest vist ei räägi. Või kui räägivad, siis võta rahasõnad tagasi. Aga meil on, nagu ma ütlesin, 364 päeva. Eesti korvpalluritel on meistrivõistluste finaaliks ainult üks päev aastas. Ja see on minu arvates küsimus, kuidas ikkagi on võimalik nii äkitselt meie kultuuri ühest üliolulisest osast lihtsalt külma sõita. Muide, kui me räägime rahvuslikest vaadetest ja asjadest, siis ma hüppan üle Läti peale. Läti on ka meie jaoks tähtis, sellepärast, et on olemas uus korvpalliliiga, väga sümpaatne Eesti-Läti korvpalliliiga, tähendab ühed meistrivõistlused ja kus on Eesti-Läti kõik asjad sees. Aga kuna lätlased on ütleme, meie omad ja veri meie verest ja liha meie lihast, siis on üks kihvt lugu, millega lätlased hakkama said, mis on ka väärt rääkimist. Lätis on olemas selline linnakene nagu Ogre. See on umbes 30-40 kilomeetrit kagupoole Riiast. Ja mis siin siis sündis? Meil on ka, eks ole, see 9. mai ja meil on sõdur ja siis me vaatame, et Narvas ühte või teist asja seal liigselt ei juhtuks. Ja Ogre tegi siis niisuguse liigutuse, et Ogre linnavalitsus võttis maha viimased mitu nõukogude aegset monumenti. See on siis, ütleme, desovjetiseerimine. Ogre muide on väike linn, see on 20-25 000 ja huvitav, Ogre mängib üldsegi mitte halvasti selles Eesti-Läti liigas. Ta on siin ka Eesti meestele aega-ajalt tuule alla teinud, aga sõbrad nagu me oleme. Nii, ja nüüd mis siis nende ausammastega Ogres juhtus? Juhtus see, et toodi kohale siis Ogre surnuaia ja mis iganes kiviraidurid. Nad lõhkusid need monumendid tükkideks ja nendest tükkidest ladusid trepi, millega saab sisse minna Ogre ajalumuuseumisse. Esimesele korrusele või kuidagi niimoodi. Ehk teiste sõnadega, neil on olemas nüüd nõukogude monumendist tehtud trepid, mille peal saab tallata. Ja muide, nad isegi nagu väga ei mõelnud selle peale. Oli öeldi jah, see kuskil jooksis seal kohalikus ajalehes läbi. Aga huvitav on see, et Vene nõukogude televisioonis hakkas sellest peale hirmus kisa. Ja meil on lihtsalt see võib-olla natukene selles mõttes tibakene kasulik isegi, et mingil hetkel see tõmbas meie Narva teema maha, kus oli see Putini, see ausam, see plakat ja nii edasi, nii edasi. See oli väga hea plakat ja ta pidigi seal olema, aga seda plakatit ei saa seal hoida eluaeg. Seda enam, et seal oli tuul ja ma ei tea, mis iganes sinna juures. Nii et see plakat täitis oma funktsiooni 100%, aga nüüd oli see aeg, kus võiks selle plakati nagu maha võtta. Kas seal ei võetud või oli seal midagi muud. Aga tänu sellele Ogre treppidele
kadus see jama Putini meediast kadus ära, mis oli seotud selle meie igavesti viisaka ja toreda plakatiga seal üleval. Nii, järgmine teema. Siin on nüüd jällegi terve rida meie selliseid imelikke poliitikuid, kes leiavad ennast patrioodid olevat ja nii edasi. Ja nad ütlevad niimoodi, et me peaks nüüd kogu selle asja, mis on seotud Putini kritiseerimisega, nagu näiteks see plakatki, eks ole, mis Narvas oli, peame selle ära lõpetama, ja me ei pea saatma oma 100 sõdurit Ukrainasse sõdima, me ei pea andma neile 10 miljonite kaupa seal lahingu ja laskemoona ja nii edasi, see ei ole meie sõda ja üleüldse küllap Putin võidab ise ära ja meie see abi Ukrainale midagi ei päästa ja nii edasi. See on nüüd see story, mida me aeg-ajalt kuuleme. No näiteks, enam-vähem siuksed, mitte päris täpselt, aga enam-vähem sama juttu räägib näiteks Helme senior, Mart Helme senior. Ärme sõdime, ärme toda nagu nii, me raiskame, me peame tegelema seal mingite teiste asjadega, meil ei ole vaja piiri kindlustada ega midagi, sest kõik on nagu nii lootusetu. Nii, aga vastuseks nendele, kes seda juttu ajavad, kirjutasin ma välja üteluse, mis kuulub USA senaatorile Lindsey Grahamile. Lindsey Graham. Tema oli muide see, kes algatas seaduseelnõu selle kohta, et lisada juurde relvastust. Ameerikast on vaja rohkem saata. Ameerika peaks ka oma sõdureid või ütleme instruktoreid ja nii edasi sinna saatma. Ja üleüldse see on väga tähtis punkt Ameerikale Ukraina toetamine. See on täpselt risti vastupidi sellele, mida siis meie need tegelenskid siin aeg-ajalt ütlevad. Ja Lindsey Graham ütles lause, mis on väga sarnane sellele, mida meil räägiti pärast teise maailmasõja lõppu. Metsavennad ja kelle juttude sees, minu pärast kas või Tuulte pesa, seal kus Vaino Vahing mängib ühte metsavenda nii edasi. Et siin on see väide, et kunagi tuleb aeg, Piir oli selle talumehe nimi, kelle talusse nad tulid liha ja piima küsima. Et Piir, et sa pead meeles pidama, et ükskord, kui see sõda läbi on või me tuleme küsima, mis sa siis tegid? Mõeldes selle all seda metsavendade võitlust, tähendab, kas sa toetasid metsavendade, olid vastu ja nii edasi, aga see aeg, kus küsitakse, tuleb. Ja Lindsey Graham, kes ei ole vaadanud filmi Tuulte pesa ja kes ei tea, kes on Vaino Vahing, on öelnud sellise lause vähem kui nädal tagasi. On täiesti kindel, et Ukraina võidab sõja. Ka siis, kui me ei tea täpselt, kuidas Venemaa selle kaotab, Ukraina võidab. Aga siis, pärast Ukraina võitu, küsime meie, ameeriklased, kes, kui palju Ukrainat aitas. Ja me kujundame oma poliitika sellele vastavalt. See on ju see Tuulte pesa. Et Lindsey Graham ütleb niimoodi. Lindsey Graham, kes algatas selle 81 allkirjaga paberi Ukraina suureks triljoniliseks toetuseks, ütleb niimoodi. Ja alles hiljuti oli keegi Ameerika diplomaat, kes nimetas, et Eesti on Ameerika üks kõige tublimaid ja kõige ustavamaid sõpru. Vot nii on lood. Ja see on see, millest me oleme rääkinud ka enne ja korduvalt, on küsimus ikkagi selles, et kui peaks tekkima see vajadus, aga loodetavasti ta ei teki, aga kui peaks tekkima see vajadus, et meil oleks ameeriklase appi vaja,
siis enne kui ameeriklane siia korralikult täie jõuga appi tuleb, peab Ameerika president olema võimeline Ameerika rahvale selgeks tegema, miks ta seda teeb. Miks peab Ameerika sõdur või Ameerika instruktor või nii edasi, miks nad peavad siin surema, tont teab mille eest. Riigis, mida gloobuse peal eriti nähagi ei ole. See on riik, mille kohta, eks ole, Lennart Meri kunagi Bushi gloobuse peal tindi pläraka pani selleks, et Bush saaks teada, kus kohas Eesti asub. Seal oli muide veel lisanüanss, kui Lennart Meri 3 aastat hiljem jällegi läks Bushi juurde ja see tindiplekk oli sealt ära kadunud, siis võttis ta pliiatsi ja tegi selle uuesti sinna, et oleks aru saada. Tähendab, ei saa olla nii, et meie sõidame nii ütelda tasuta, nagu Tallinna trammis, et me sõidame tasuta julgeoleku rongi peal oma rahuliku ja julge elu peal. Keegi ei eeldagi seda, et siit tuleks ei tea, mis suur sõjabi ja nii edasi, nii edasi. Aga me peaks juba ometigi näiteks kas või sellestki aru saama, et need rauast kalossid, mis siin ringi sõidavad ja nii edasi. Kui palju me peame siis selle peale nüüd, kui mitu korda tuleb meile veel puuhaluga vasta pead taguda, et me saaksime aru, et ongi jama ja et tegelikult abistajad on muuhulgas ka ameeriklased. Sama asi käib suures osas ka soomlaste kohta, kuigi Soome puhul on olukord teine. Soomlase jaoks on Eesti iseseisvus elu ja surma küsimus. Ameeriklase jaoks Eesti iseseisvus ei ole elu ja surma küsimus. Aga Ameerika on valmis, aga selleks valmis olekuks peab enne valmis olema Eesti, peame meie enne siinpool olema. Kui me nüüd selleks, et aru saada, kui hullusti või mitte hullusti need asjad meil käivad, siin toimusid hiljuti Istanbulis läbirääkimised Eesti ja Vene delegatsiooni, Vene ja Ameerika delegatsiooni vahel, kus siis venelased käisid välja oma nõnda nimetatud memorandumi. Seda memorandumit muide võib internetis lugeda, tähendab see PDF-is on ta seal olemas. Aga nüüd selleks, et aru saada, kas venelastega saab üldse asju ajada või ei saa. Venelaste memorandumis on, mul on siin peaaegu kõik punktid kirjas. Esiteks, Venemaa tahab saada 4 oblastit, milledest 2 on tal väed sees, pluss Herson, siis Krimmi alatiseks. Siis Venemaa nõuab Ukrainalt neutraalsust, tähenduses, et ei tohi NATO-sse astuda ja ei tohi kuuluda Euroopa Liitu. Ukrainal ei ole õigust nõuda mingisuguseid sõjalisi garantiisid. See on, ütleme, seal mingisugune neutraaltsoon või midagi taolist. Ukraina peab garanteerima seda, et ta jääb tuumavabaks. Sellel on ka oma tähendus, sellepärast, et Ameerika on täna sisuliselt tuumavõimeline. 3/4 Nõukogude tuumarelvadest olid toodetud eraldi tehastes olid toodetud Ukrainas. Selle firma nimi on Yuzhmash ehk tõesti sõnaga Južni mašinastroitelny zavod. Sealt, kus seda inimesed ja värgid on ju kõik alles. Nii et ukrainlastel on põhimõtteliselt kättevõtmise asi ja tal on tuumarelv olemas. Siis järgmine punkt, kindlaks määrata armee suurus Ukrainal kuskil ligi 100 000. Tähendab, see on samasugune nõue, mille Versailles lepingus võitjad riigid andsid Saksamaale, mis muide viis asja nii kaugele, et sakslased hakkasidki relvastuma. Siis huvitav asi, millest nagu väga hästi aru ei saa. Vene keelte kaitse, vene keele rakenduse, vene keele õpetamise ja nii edasi. Siis
logistika, tähendab piiramine, kui palju tohib raudteel midagi vedada ja nii edasi. Siis keeldumine igasugustest reparatsioonidest. Jutt on praegu 105 triljonist, mis venelased on siis seal hävitanud, et venelased ei hakka seda maksma. Siis lubada gaasitransiit läbi Ukraina, nagu see oli. No ja siis viimane, millest on see, et siis tagada vabadus ja võrdsus Vene õigeusu kirikule, kus juures jutt on just nimelt sellest samast kiriku käkerdisest, mis meil siin Nevski katedraali näol seal üleval seisab. Niisiis, ja need ei ole kaugeltki mitte kõik põhimõtted, eks ole, armee suurus, vene keele kaitses ja nii edasi. Ja siis veel üks huvitav teema oli, mul oli siin üles kirjutatud, keelata igasugune natsistlik ideoloogia. No see on arusaadav, eks ole, et igasugused Ukraina ajalugu ja Ukraina kultuur ja nii edasi, kaasa arvatud Ukraina rahvatantsud ja mis iganes ära keelata ja tõenäoliselt siis ka likvideerida Tovšenko nimeline filmistuudio Kiievis. Need on nüüd ühesõna. Ja nüüd selle peale meil on õigus küsida ja ma küsingi, et aga poisid, mis nüüd siis Ukrainast alles jääb? Kui see kõik võetakse ära, nagu seda tahab. Ma arvan, et tegelikult venelased on selle memorandumi, mis tegelikult on kapitulatsiooni akt. Nad veeretasid selle tuppa mitte selleks, et pidada läbirääkimisi, vaid selleks, et läbirääkimised läbi kukuksid. Sellepärast mitte mingisugust šanssi, et siit kas või selle ühegi punkti saaks alla neelata. Äärmisel juhul, aga muide ka ei klapi, on see Donetski ja Luganski venekeelne teema. Aga seal on kah selles mõttes väga huvitav teema. See hakkas 2014. aastal hakkas see Luganski ja Donetski okupeerimine ja kõik need asjad hakkasid peale. Aga nüüd meil on 11 aastat mööda läinud ja ei Luganski ega Donetski elanikud ei taha enam vene keeles rääkida. Ka need, kes on venelased. Tähendab reaalselt kogu see jutt, mis siin kirjas on ka sellisest rahvuslik-kultuurilistest asjadest, tööta. See lihtsalt ei tööta. Sellepärast, et venelastel on olnud õnn võimalus ja mida iganes selleks, et sünnitada, valmis panna, üles keevitada niisugune Venemaa vihkamine, nagu see veel üldse tegelikult praegu olla saab. Seda enam, et Ukraina muide on täna tegelikult astunud ju suure sammu uue ja tõepoolest radikaalselt uue sõjapidamisviisi suunas. See on see kuulus rünnak Venemaa lennuväljadele, kusjuures jällegi, eks ole. No mismoodi see värk käib? Võt mõnikord ma hakkan mõtlema, et Vene sõjavägi ja luure ja nii edasi, et nad on geneetiliselt alaväärtuslikud. Lihtsalt siit. Ja siin üleval pool pole midagi. Kuidas see pull käis? See oli ju niimoodi, et võeti tavalised rekkate sisse. Pandi need vajalikud raketid või siis puust need suvila moodi cottage'id, majad, nii nagu nad meil kunagi olid Joosepid ja mis iganes ja nii edasi. Nad sõitsid rekkaga lennuvälja juurde. Siis need tulistajad ja need sõitsid, kes rongiga, kes kuidas Ukrainasse koju tagasi, et mitte jääda nüüd venelaste löögi alla. Ja kodunt istusid siis arvuti taga ja panid need asjad minema. Kadu on 50 miljonit. Praegu tähendab, mis läks kõige sellega. Droon, mida ukrainlased tulistasid, oli 500 eurot. 500. Ja kõige hullem lugu on see, et need paar tükki, mis ei plahvatanud, on nüüd siis ka näha, venelased näitavad. Need on need samad droonid, mida ka meil müüakse lastekaupluses või ükskõik kus kohas. Ja sinna juurde lihtsalt pandi tavalise niidiga, sinna seoti külge granaadid. Ja see suur
purakas käis selle pärast, et lennuvälja ei tabanud mitte üks droon, vaid 20-30 ja kui 20-30 plahvatavad ühel ajal, no vot siis me saame selle pildi, mille me saame, mis on nüüd meie arusaam. Ukrainlased on peale kõige muuga väga targad. Seda valmistati ette 1,5 aastat, seal hulgas võeti sisse, oli vaja ju neid, kes seda aitasid ette valmistada, need pidid ju olema ka, no see, mida öeldakse, agentuurluure, mitte seal mingisuguste aparaatide või kosmoseasjadega, vaid need olid Venemaal töötavad Ukraina luureagendid, füüsilised inimesed, kes leidsid üles rekka veoautojuhid, no üks veoautojuht, kes seal ära pääses, ta oma õigustuseks või nii edasi näitas ja võttis oma sealt rahakoti taskust välja. Tal oli isegi teekonnaleht välja kirjutatud, see oli teekonnaleht selles, ühesõnaga, et kõik ongi korras. Rekkad on plahvatanud ka Kertši sillal. Sealt rekkatele lendasid peale raudteesillad ja nii edasi. Ja nüüd, kus vaimne, psühholoogiline, rahvuslik ja nii edasi, üleolek on Ukrainas, teha Ukrainale selliseid häbematusi ettepanekuid. Jama ikka iga kandi pealt. Ei Putinile ega seal tema semlakutel ikkagi päris vist ei tööta. Ole tänatud, Igor Gräzin. Mingisugune pilt peaks ikka klaarimaks ka minema, ei ole midagi parata. Iga inimene näeb maailma nii, nagu tema seda näeb ja nende nägemuste kokkuviimine võib olla kohati väga keeruline ja kõige mõistmine. Ei tea, kas ongi lihtsurelikule üldse jõukohane. Aga olge tänatud kõik, kes meie püha sõda toetavad ja võite ise arvata, et meie püha sõda läheb edasi. Saade on salvestatud 2025. aastal.